Tere! Tere! Me oleme muuseumis terve nädala koristanud ja kõik asjad on meil juba ära sorteeritud. Ja kõik hoidlad, mängutoad, mänguasjad on ära pestud ja kõik on puhas ja korras. Ja vaatasime aknast, paistab no nii ilus päike. Võrratu. Otsustasime jalutama minna. Ja kus me käisime? Siinsamas lähiümbruses Toomemäel. Ja, aga me ei käinud niisama. Meil tuli lihtsalt pähe üks mõte. Ja. Me hakkame täna tegema maastikukunsti. Me teeme ühe toreda suure mandala, mis on kokku pandud kävidest, okstest, kividest. Vaatame üldse, mis me leiame. Mis me leiame? Mina sain näed sammalt. Vaata, kui ilus. Mina leidsin oksi. Mul on ka näed oksi. Aga vaata veel, ma leidsin Nännikäbid, just. Aga mul on suured kupsekesed. Ja näed, vanu tammetõrusi oli ka veel. Aga leidsin tammetõrusid ja isegi tammetõru kübaraid leidsin veel, vaata. Aga lähme nüüd otsime ühe koha, kus me saame ilusasti selle mandala ringi maha joonistada. Ja, see ei pea kallak olema, vaid siuke tasane pind. Lähme vaatame. Vaata, see on hea koht, plats. Jah, päike paistab siia ilusti peale, ühtegi oksavarju ka ei ole. Ja, nii et siia peab keskpunkti peaks panema. Ma märgin selle kiviga nüüd selle keskpunkti ära. Aga et ring saada, siis tuleb tegelikult mõõt võtta. Mina võtaks saapamõõdu, ummikumõõdu ja hakkaks siit vaikselt märgistama. Mis number jalg sul on? 39. Siis meil on ühe suurene jalg. Näed. Nii. Siis ei tule ring ja loperdud, eks ju, seda me ei taha. Nii, siis võid tugevama joone. Aga nüüd on meil märgid maas, siin saab teha tugevamalt selle joone üle. Aga kas teeme järgmise joone ka? Ja teeme suurema joone ka. Teeme ringi suuremaks. Aga vaatame enne, kas see keskmine joon jäi nüüd ilus. Me saame korrigeerida natuke silmamõõdu järgi. No nii, aga nüüd teeme siis suurema ringi. Teeme edasi. Aga ring paistab päris korralik nüüd. Aga et meil oleks ka sektorid ilusasti olemas, siis me peaksime tegema ka niimoodi jooned risti üle. Aga meil oli plaan teha ta 6-nurkne, eks? Jah. Nii et 6 sektorit on tarvis meil. Kõigepealt ma tõmban siis keskmise. Jaa, tõmban keskmine. Nüüd ma olen keskmine joon juba viltu. On ja mina tegin viltu. Tõmba otsaks. Vaata. No siit ja siit siis. Niimoodi. Nüüd meil on ringid maas ja sektorid ka joonistatud. Ja nüüd me saame hakata laduma neid asju, mis me siin kõik kokku oleme otsinud. Jaa, seda kraami. Selle keskmise kivi asemel. Toreda sambla. Jaa. Nii, aga nüüd võiks sinna ümber laduda tammetõrudest ringi. Siia selle sambla ümber, jah? Jah, just. Teeksime, jah. Vaata, see on siuke must muld ja kollakad tõrud. Aga mina hakkan natuke suuremat ringi laduma. Et panen vaheldumisi niimoodi tammetõru ja kastani muna. Mul on jah palju kastaneid seekord. Nii, vaatame vahepeal, et me ring loperduseks ei ole. Kahekesi on nii hea seda tööd teha, selle mul tuli mõte, ma hakkan tegema vaata niisugusi toredaid kolmnurki siia iga sektori sisse tammetõrudest. Et siis, siis jääb ta nagu lilleõis. Mulle hakkab meenutama vankriratast millegi pärast. Hoopiski. Nii. Vaata, kuidas... Siin oli see joon. Rebi sealt üks ilus tükk, vaatame, kuidas jääb. Ma vaatan mõõdu järgi.
kui suurt tükki vaja on ja siis kuule, aga nüüd sa saad ju rebimistööd teha. jah, rebima ei peagi paberist, vaid näe, sammalt on ka jube hea rebida. Tipuosa jäi puudu, jah? Jah, natuke tippu veel. Kuule, aga kui niimoodi oleks, vaata, puusõit ümber, siis see on ju väga ilus. Oi, see on imeline. See on tõesti vahva. Aga meie jääme nüüd siia toimetama. Pärast siis vaatame, mis välja tuli. Jah. Viimsed pulgad paika ja näed, mandala on tehtud, aga see võttis aega. Terve tunni vähemalt. Aga aega meil on päev, ilm on ilus ja nii tore oli seda tööd teha. Mis meil siia kõike vaja läks? Meil läks siia tammetõrusid, läks sammalt, kastanimune ja käbisid ja tegelikult leiab kindlasti loodusest veel palju muud. Ja vaata, kui vahva oli, et me kahekesi seda tegime. Just. Teie ka võtke sõber kaasa. Võtke kindlasti sõber kaasa, sellepärast, et siis on nii tore kahekesi oma ilusat päeva veeta. Ja tehke järgi. Aga tegelikult ja täiendage asja. Ei peagi tegema ainult mandalat. Et meie siin saime valmis mandala, aga maastikukunsti võib teha ju hoopis mitmesuguseid. Võib teha näiteks maja ja võib teha pulkadest maja, ja sektoriteks jagada ja need katta erineva materjaliga. Ja just sinna võib veel lilli, varsti hakkavad lilledõid, saab lilli sinna panna. Või siis näiteks võib teha hoopis ühtemoodi asjadest, näiteks käbidest spiraali, et kui teha niimoodi, hakata keskelt pihta ja muudkui teha suuremaks ringi, nii tore tegema. Nii et mõelge, meie idee olgu siis alustuseks.